tere jälle Autonet proovisõitu vaatama. Täna uurime lähemalt, mida kujutab endast täiesti uus Ford Focus. Focus ilmus 1998. aastal ja sai kiiresti rahva lemmikuks. Valiti juba tol samal aastal ka aastaautoks ning 2012. ja 2013. aastal oli see üle maailma müüduim sõiduk. Esitlusel räägiti meile pikalt, millistest kriteeriumitest uue Focuse väljatöötamisel lähtuti. Auto peab olema jõulise välimusega ning nagu tänapäeval ikka väga nõutakse, ökonoomne ja keskkonnasõbralik. Ma olen alati mõelnud, miks üks pereauto ei võiks hästi vinge välja näha. 2007. aastal müüs Ford Aston Martini, kuna sellise luksusbrändi ülalpidamine ei tasunud ennast ära, aga see ei ole keelanud Fordil tuua oma uutele mudelitele sisse Aston Martini disainielemente. Siin me näeme sükest hästi vinget esivõret, mis annab kogu sellele ilmele koos pikkade tuledega dünaamilise, sportliku ja tõeliselt vinge ilme. Küljejoon ja tagaosa on küll märgatavalt tagasihoidlikumad, kuid tegemist on ikkagi ju pereautoga. Kuna autosid tekib tänavatele iga päevaga üha rohkem ja rohkem juurde, siis tähtsaks nüansiks on ka see, et inimesed veedavad oma sõidukis üha rohkem ja rohkem aega. Seetõttu auto peab olema mugav nii istuda kui ka oma vaba aja veetmist silmas pidades, ehk siis meelelahutussüsteem peab olema samuti tasemel. Kui eelmise põlvkonna Focuses oli see ekraan sükene tillukene, ma ei mäletagi, kui vähe tolle neid oli, siis nüüd meile vaatab vastu juba poole armatuurlaua suurune latakas, kuhu mahub näitama nii navigatsioonisüsteeme kui ka erinevaid sõiduparameetreid ja otse loomulikult saab siia laadida oma telefonist muusikat või äppe või mida iganes te heaks arvata. Ühtlasi on Ford leidnud ka hääljuhtimise võlud ning kõike seda saab juhtida häälkäsklustega. Mis mulle endale siin autos väga meeldib sellisest pisikesest peresõidukist nagu ei ootaski, seda on selle sõidu vaikus. Kui te sõidate ühtlasel kiirusel, siis praktiliselt mitte midagi ei kuule. Uskuge või mitte, me istume praegu diiselmootoriga autos ja mootori häält kuuleb ainult siis, kui järsult kiirendada ja siis see on ka sükene mõnus urin, mida võiks oodata pigem mingisuguselt 3-liitriselt vabalt hingavalt bensiinimootorilt. Ja muidugi on mootori valik kohane masstootmises olevale autole, pakutakse mitmeid erinevaid bensiini- ja diiselmootoreid. Alustame kas või Fordil erakordselt hästi õnnestunud 1-liitrisest EcoBoost mootorist, mis on saanud väga palju erinevaid auhindu ning mida nüüd pakutakse praktiliselt kõigele, mis selle kaubamärgi all üldse liikumas on. See on üks väheseid autosid, millele ma üldse julgeksin diislit soovitada. Isiklikult olen veendunud bensiinimootori pooldaja, aga siinne müraisolatsioon on tõesti nii vingelt, nii kompult välja kukkunud. Selle auto puhul löövad diisli head omadused paremini välja ning seda tasuks vähemalt proovida. Kui esimese põlvkonna Focus 98. aastal välja tuli, siis mootorite ja käigukastide kombinatsioone oli kokku 4. Tänasel päeval ainuüksi juba mudeli turule tuues on neid 15. Kusjuures lähiajal neid lisandub veel juurde. Ehk siis iga soovija saab leida endale sobiva ökonoomsuse ja sportlikkuse kombinatsiooni. Uues Focuses võeti kasutusele kvaliteetsemad viimistlusmaterjalid, kõik pinnad, enamus nendest on pehmed. Istmed said samuti päris mugavateks, aga põhiline uba peitub siin selles multimeediasüsteemis Sync, mis on nüüd teise põlvkonna oma ja selle nimeks on Sync 2. Autosse kostva müra vähendamiseks vahetati välja nii klaase, metalle, paigaldati uusi matte ja tulemus on absoluutselt suurepärane. Aga selline ongi uus Ford Focus. Väga vahva ja suurepärane auto ja ma kujutan ette, et konkurentidel annab kõvasti pingutada, et müüginumbrites mingit moodi järgi jõuda. Meie näeme teiega juba järgmisel nädalal, seniks nägemist.